Tere kõigile, kes meid kuulavad ja vaatavad ja alustame oma podcasti Estast. Täna on meil selline põnev teema, minu lemmikteema, milleks on siis meeskonnatöö ja seda konkreetsemalt siis sotsiaalvaldkonnas. Ja mul on täna üks väga mõnus saatekülaline, Urve Luhamets, ja ma arvan, et ma annangi sõna Urvele ja ta tutvustab ennast siis natukene rohkem ise. Tere! Et kõigepealt ma tahan öelda, et mul on ääretult hea meel sinuga seda vestlust siin pidada. Et kui me täna meeskonnatööst räägime, siis sina oled üks minu selline eredam meeskonna kaaslane minu tööelus olnud. Aga kui minu tööelust rääkida, siis täna olen ma Põltsamaa valla sotsiaalosakonna juhataja. Aga tagasi vaadates siis on olnud mul pigem sellised pikad töösuhted, et üle 10 aasta töötasin kindlustussektoris, siis jälle üle 10 aasta töötukassas, 7 aastat tuli kokku Sotsiaalkindlustusametit ja aastakese siis olin tähtajalise lepinguga AS hoolekandeteenustes. Et ütleme siis niimoodi, et ikkagi enamus minu töökohti on olnud seotud moel või teisel sotsiaalvaldkonnaga. Aga kust tuli see inspiratsioon või mõte sukelduda sotsiaalvaldkonda? Elu teeb nagu mingeid käike. Ehk et ma olin mingil hetkel olukorras, et midagi peaks nagu oma elus muutma või midagi rohkemat tegema, kogema ja mis saab olla muud kui minna ülikooli. Ja ülikooli õppima minnes valisin ma sotsiaaltöö. Aasta oli siis 2004, ehk et mul tegelikult juba mingi töökogemus oli ja loomulikult sotsiaaltööd sellepärast, et hakata tööle lastekaitses. Et ma arvan, et see mõte on paljudele nagu tuttav. Ja kui ülikooli aja jooksul juba tegelikult sai siis nagu selgeks, et see valdkond on nii palju laiem. Et mitte kindlasti ainult lastekaitse ja tegelikult tuleb välja, et see on ka kõige keerulisem selles vallas. Ja siis jällegi olin ülikooli lõpetanud, elu tegi omad korrektuurid, kindlustuse töö sai läbi ja järgmine minu töökoht oli töötukassa. Ja sealt see siis kõik pihta hakkas. Et ma ütlen, et mingi juhuste rada. Aga tänaseks on selge, et lastekaitse nii tugev ma ei ole, et lastekaitsetöötaja. See on väga huvitav, et sa seda mainisid, just seda, et esimene mõte ülikooli minnes oli see, et töötada lastekaitses. Sest me käisime just paar päeva tagasi käisime Mõdrikul, kus siis õpetatakse ju sotsiaaltöötajaid. Ja kui me küsisime ka nende käest, et kes pigem õppima tulevad või mis nende selline motivatsioon või soov on, siis nad ütlesid, et enamus noored, kes tulevad õppima, tulevad selle sooviga, et minna lastekaitsesse tööle. Ja siis nad ütlesid ka veel seda, et kui tuleb teine kursus kätte, ja tulevad need praktikad, et erihoolekande praktika või erivajadustega inimeste praktika, eakate praktika, siis tegelikult teise kursuse lõpuks on nad kõik ümber mõelnud. Et ja ei ole sugugi see lastekaitse enam see võib-olla kõige põletavam. Okei, aga räägi natukene ka sellest, et milline on olnud sinu selline meeskonnatöö kogemus või milliste meeskondadega sa oled kokku puutunud, mis rollides? On väiksemaid, on suuremaid, et mida me nagu meeskonnana ka nagu mida ma mõtlen on ju, et kas ma mõtlen nagu tervet organisatsiooni kui meeskonda, kas ma mõtlen seda konkreetset seltskonda, kus mina töötan ja olen, et töötukassa väga suur organisatsioon ja alustasin ma sealt tõesti nagu töövahenduskonsultandina ehk et algusest Tallinna Harjumaa osakond, väga suur osakond, väga palju inimesi ja sealt juba liikudes siis järgmisele ametikohale ja järgmisele, et lõpuks olin ka viimased 4-5 aastat nagu ise meeskonna juht.
siis Sotsiaalkindlustusameti aeg, et samamoodi, et jõudsin selle 6 aasta jooksul olla erihoole valdkonnas, erihoolekande valdkonnas, siis kohalike omavalitsuste nõustamise meeskonnas, kriisimeeskonnas, et need meeskonnad on olnud jah, nii väga erineva suuruse ja erineva nagu siis minul on olnud nendes erinev roll, et kõike on tulnud. Olen olnud üksinda, olen olnud 2-kesti, olen olnud 20-kesti ja ka 40-kesti, et noh, jah, et kõike on olnud. Kui suur sinu meeskond täna on? Täna meid on 11. Ja kuidas sulle selline meeskonna suurus 11 inimest tundub? Et kui vaadata lihtsalt erinevaid meeskonnatöö teooriaid, siis öeldaksegi, et selline, ma ei tea, 8-12 on ideaalne meeskonna suurus, et jõuad piisavalt palju kõikide inimesteni, aga on nagu piisavalt palju ka selliseid eriarvamusi, mis viivad jälle edasi, on ju? Erinevad ülesanded, ma arvan, et see et jah, ma olen nõus, et see 10-12 on selline nagu paras seltskond. Küll aga mida mina olen nagu kogenud on see, et see on väga erinev selles, et kas see meeskond on sul siin ja kogu aeg sinu juures ja te olete ühes ruumis või ühes majas või see meeskond on sul, ma ei tea, erinevates linnades, erinevates maakondades, et siis on ka, et siis võib-olla see 10-12, kui sa pead nagu sõitma 3-4 maakonna vahel, siis vahest tundub, et äkki seda on nagu palju. Et kuidas seda nagu meeskonda nagu koos ka hoida. Versus siis see, et sa tõesti lähed hommikul tööle ja kabinetide uksed on avatud ja kõik istuvad laudade taga. Aga jah, ma arvan, et see 10 on nagu selline paras. Okay. Kuigi kui on, ma mõtlen just Töötukassat, et seal mul oli, seal meid oli 25, aga jah, et kui kõik on nagu ühes ruumis ja igapäevaselt, et siis kuidagi nagu jõudis, et ma ei tundnud küll kordagi seda, et ma ei jõua kellegine või keegi jääb nagu tähelepanuta, et ilmselt see on selline planeerimise küsimus. Ja kuhu see oma fookuse nagu seada juhina, et tahtsingi just selle kohta küsida, et sa mainisid ka korra, et kabineti uksed on avatud, et mis see sinu nipp meeskonna juhin on? Nendel uks avatud. Et alati on mul uks avatud. Et ma võingi öelda, et kui me nüüd läheme, siis nüüd me läheme küll sinna meeskonna juhi nagu rolli, et ma võin küll öelda, et mul on, et pooled minu meeskonnad on olnud siis nagu, me oleme olnud ühes kohas, ühes asukohas ja pooled siis on olnud nagu laiali erinevates maakondades, erinevates linnades, et aga jah, kui fookus on inimene ja iga meeskonna liige, siis saab nagu mõlema poolega hakkama. Kui sa mõtled nüüd selle peale, et mis on sinu jaoks võib-olla kõige olulisemad väärtused meeskonna töös? Mis sa tooksid välja? Ma mõtlesin selle peale ja ma tegelikult, et kui inimesed on nagu, kui inimesed julgevad öelda ja olla ausad, et see ongi kõige alus ja minu arust hästi oluline väärtus. Ja millest ikka mina üle ega ümbert ei saa nagu huumorimeel ka. Et nagu nalja peab ka saama, et see sotsiaaltöö on nagu niigi nagu vaimselt selline hästi kurnav, et selline hea nali ja huumor, et see on nagu hindamatu väärtusega meeskonnas. Ja see on huvitav, et sa mainisid ka seda ausust või seda, et julge on öelda, aga see, mis selle taga tegelikult on ju tegelikult see, et meil peab olema selline usaldust tekitav meeskond või ka turvatunne, et ma julgeksin öelda, et jah. Aga kui me lähme korra selle juurde, et mõtleme just konkreetselt meeskonnatöö peale sotsiaalvaldkonnas, siis minu hinnangul on ta ikkagi nagu prioriteet, et sotsiaalvaldkonnas meeskonnatöö on ääretult oluline, aga kuidas sa ise hindad seda, et miks on sotsiaalvaldkonnas see meeskonnatöö olulisem võib-olla kui mõnedes teistes valdkondades? Või kas sa pead seda olulisemaks?
noh, kuna ma olen ainult töötadki sotsiaalvaldkonnas, ma ei oska nagu öelda, et kuidas nagu mujal, noh, mulle tundub, et see meeskonna roll ja olulisus on noh, see on ikkagi igal pool nagu tähtis on ju, et noh, see usalduse küsimus, millesse nagu, mida sa nagu, et kas me saame nagu üksteist nagu tööalaselt usaldada, on ju, et sa pead tundma seda kolleegi tuge, on ju, et ja noh, miks ta nagu kriitiline on see, et tegelikult noh, üks asi on see emotsionaalne pool, selle vastu me keegi ei vaidle ja noh, et see nii ongi, on ju, et aga just see, et meeskonna tugi siis selles mõttes, et see ressurss on ka nagu olemas. Et noh, me näeme ju seda noh, läbipõlemine, töötajaid ei leia, ei ole nõus tulema, noh, et töölt eemal, et noh, siin on, mina näen seda kriitilist punkti on ju, kui sul lihtsalt ei ole inimesi, et sul on meeskond, aga pool sellest on ära või et sa ei ole võimalik seda mehitada, sest keegi ei tule tööle, on ju, et noh, siis sellepärast ongi, et oleks see tuumik, oleks see meeskond, on ju. Ja noh, kui me mõtleme üldse sotsiaalvaldkonna või sotsiaaltöö peale, siis tegelikult ju sotsiaalvaldkonna spetsialistid annavad nii palju nagu endast ära, et seda enam on see tugi oluline, et mul peab olema miski, mis mind motiveerib veel peale selle eneseteostuse, peale selle, et ma saan oma töö eest palka, mul peab olema see meeskond, kelle juurde ma tahan tööle tulla, et mul oleks see tunne, et mul on hea töötada. Jah. Mis on võib-olla sellised suuremad väljakutsed meeskonna töös sotsiaalvaldkonnas? Või millega sina igapäevaselt kokku puutud? Noh, et ongi see nagu selline tasakaalu leidmine, on ju. Et noh, et ühel pool on meil seadus, et me peame nii tegema, on ju. Siis on meil see inimlik aspekt siin, et noh, et kas ma tegelikult, kas see on minu väärtus ja kas ma tahan seda teha, on ju. Ja kolmas on siis, noh, ma ei tea, ongi see puuduv ressurss, on ju. Et raha ei ole ja töötajaid ei ole ja et noh, et kuidas seda kõike siis nagu tasakaalus hoida ja kuidas niimoodi neid otsuseid teha siis, et oleks meil kliendid rahul, meie rahul ja rahakott ka rahul, et noh, see, jah, ma arvan, et see tasakaal on see, mis peaks või noh, mida nagu leida ja hoida. Okei. Kui mõelda veel meeskonna töö peale, siis kas sul on tuua välja mõni näide mõnest, ma ei tea, keerulisemast olukorrast või keerulisemast, ma ei tea, juhtumist, kus siis meeskonna töö on aidanud selle olukorra lahendada? Tead, me olime seal koos, võin sulle siis nii palju öelda ja nagu noh, et võib-olla siis niimoodi me tegelikult räägime ju Ukraina põgenike kriisist, eks ole, et just see, kui me seal kagupiiril olime, et noh, see oli see konkreetne sündmus, kuidas nagu inimesed nagu ongi nii fokusseeritud ja lähevad ja teevad ja keegi ei küsi miks või et miks tema teeb ja miks mina ei tee aga samas tundsime me kõik nagu seda tuge, üksteise tuge on ju, et noh, kas või see, et me sõidame sealt selle 1,5 tundi sealt piirilt Tartusse on ju, et noh, me vaatame üksteisele otsa, et kes on võimeline rooli istuma, et noh, me nii palju nagu siis seda usaldust ja kindlust nagu üksteise vastu oli, aga et noh, see oli see konkreetne, nagu mõtlen kriisi üle noh, võib-olla muu kriis ka, keegi töötajatest, ma ei tea, läheb ära, lahkub või et jääb pikemaks ära või et noh, seesama, et sul ongi töötajaid nii vähe, et sa vaatad, et kelle sa täna ööseks nagu valvesse saad, on ju, et just need kriisid, mis nagu mobiliseerivad inimesi ja võt siis tunned seda, et see on see meeskond ja see on need minu inimesed, kellega ma nagu koos teen asju, on ju, et ei tohi pikalt kesta. See saab olla lühiajaline. Aga see tunne pärast, et me tegime ära. Et noh, see on nagu siuke vägev. Ja ma olen täitsa nõus sinuga, et need ongi nojah, seesama konkreetne olukord, kus tõesti inimesed tulid välja selle tundega, et
ma lähen teen midagi ära ja keegi, tõesti keegi ei küsinud, miks me lähme, ma ei tea, kas meile makstakse need ületunnid kinni, sellised nagu bürokraatilised teemad, need ei tulnud mängu, sest me lihtsalt läksime, me olime koos ja kõige sealjuures ka tõesti see teineteise toetamine, et kui sina oled väsinud, okei, maga tunnikene, nüüd on minu kord, nüüd magan mina tunnikese, on ju, et me jagame neid rolle, me jagame seda vastutust, aga me oleme üheskoos. Et see on tõesti väga, väga hea näide. Usaldus meeskonnas, et tõid ise ka ennem välja, et see on oluline, aga kuidas siis seda usaldust luua? Või mis on sellised head nipid või? Mida ma nagu ise tunnen, mis minu jaoks on nagu olulised, on sellised selged kokkulepped. Et mida keegi teeb, kuidas keegi teeb, siis selged sellised rollid. Ja mis selline tõde, mida mina olen kandnud enda jaoks, on see, et meeskonnas on kõik liikmed tähtsad. Ei ole absoluutselt oluline, kas sa oled juht, assistent või oled hooldustöötaja. Meeskonnas on kõik võrdselt olulised, nad lihtsalt kannavad erinevaid rolle. Ja kui see sellist nagu mõtteviisi kandes, ma arvan, et kõik tunnevad ka ennast nagu toetatud ja turvaliselt. Nagu, sa ise ka ütlesid, et see tunne peab olema, et ma olen nagu toetatud, et ei ole juht tähtsam kui teised, et kõik. Ja kui meil on kokkulepped, reeglid ja me nendest kinni peame, siis on see usaldus ka. Jaa. Kas sul on ka mingisuguseid selliseid praktilisi tööriistu või mingid uusi lähenemisi, mida sa oled katsetanud, et koostööd tugevdada? Ma arvan, et see ei ole nagu mingi uus, aga just nüüd viimasest ajast, kuna minu jaoks on ka see meeskond uus, ja omavalitsuses on spetsialistidel ka erinevad ülesanded, et laste heaolu spetsialist, eestkoostöö spetsialistid, sotsiaaltöö spetsialistid, et nad tegelikult igal ühel on oma selline töölõik. Et ma katsete, see ei ole mingi uus asi, aga juhtumi analüüs, kus tegelikult ongi kaasatud nagu erinevad osapooled ja mida siis keegi seal tegi, on ju faktid, kuidas ma käitusin, mida ma tegin ja mis me siis sellest loost nagu õppisime, mis me kaasa võtame ja teistmoodi teinekord teeme, et anda siis saadagi aimu, et mida siis selle juhtumi puhul teeb siis, ma ei tea, üks spetsialist, mida teine, mida kolmas, et see nagu võib-olla ühendab ka nagu selles mõttes, et ta nagu nii midagi ei tee või et tal on ju nii lihtne. Et kõigil teistel on lihtne ja minul on neid keeruline, et seda suhtumist ilmselt vähendab, et Okei, juhtumi analüüsid. See on väga, väga hea, et sa selle välja tõid, sest kui ma mõtlen selle peale, et ma õpetan ka hooldustöötajaid ja tegevusjuhendajaid ja kui ma mõtlen oma õppetöö või koolitundide peale nendega, siis kõige paremat tagasisidet saavad need tunnid, kus me arutame erinevaid olukordi. Ja need samad juhtumi analüüsid, juhtumi arutelud, ma olen ka täiesti koolitunni raames teinud koovisioone, siis pärast õpilased lähevad sealt ära, et vau, ma sain nagu nii paljusid, et ei ole vaja võib-olla, ma ei ütle, et teooria ei ole oluline, kindlasti on, aga selleks, et sa saaksid minna ja praktilises elus neid oskusi rakendada, selleks on sul vaja ka need asjad läbi teha. Et see on väga hea praktika. See juhtumi analüüs ongi ju tegelikult selline mini versioon sellest koovisioonist, et aga just see, et tekibki see oskus nagu fakte, lühidalt faktid, mis, kus, kuidas, ja siis, et tihti tekivad sellised laadad, vaata, või kohvijutud, aga jah, et fokusseerida, ja olla konkreetne. Ja võib-olla seeläbi nagu saab ka nagu endale nagu pilt selgemaks, et mida ma siis tegin, mida ma tegemata jätsin ja kui me toetumegi ainult nagu faktidele ja jätame need emotsioonid kõrvale, siis see võib-olla aitab nagu ka natukene nagu sellisele vaimse tervise tasakaalule kaasa,
et jah. Võib-olla siuke huvitav küsimus või mõte, mis mul tekkis, oli see, et kas sa oled oma meeskonna liikmetelt ka ise tagasisidet küsinud? Et ma ei tea, oma tööle, oma juhtimisele? Olen küll, jah. Oled küll? Ja. Mis nad on sulle vastanud? Et nad on rahul. Et vaat see hästi eestlaslik on ju, rahul. Et aga jah, et minus on hinnatud seda konkreetsust. Et ja noh, täpselt, kui meil on kokkulepe, siis on see kokkulepe. Kui kokkulepe ei pea, siis vaatame üle. Ja kas muudame seda või teeme midagi teisiti. Et jah, konkreetsus. Et minu tööriista kohvris on kindlasti juhin, aga 1+1 vestlused. Ja seal ma tõesti küsin ka, et kuna ma olen ka uus nende inimeste jaoks nagu suhteliselt värske juht, et ikka ma tahan teada, kuidas mul läinud on. Ja, noh, rääkides tööriistakohvrist, siis mina kui meeskondade koolitaja, siis ka, noh, ma jõuan päris paljude meeskondadeni oma meeskonnatöö koolitusega, aga mul oli alati nagu selline tunne, et ma ei jõua kõikideni ja on ju tegelikult, noh, sotsiaalvaldkond, ega siin ju raha ei ole ülearu ja kui inimesel on prioriteet, et kas ta pakub ikkagi nagu teenuseid või tugevdab oma meeskonda läbi mingi meeskonnatöö koolituse, siis noh, prioriteet on ikkagi abivajav inimene. Ja seetõttu ma tegelikult töötasin välja sellised huvitavad asjad nagu meeskonnatöö koolituskaardid, millele tuli hiljem ka lisa siis nii-öelda tugevuste kaartide näol, aga ma korra näitan ka neid. Aga need sellised meeskonnatöö koolituskaardid, need ongi sellised asjad, mis tegelikult pakuvad meeskonnajuhile tööriistu. Ja ma olen nad ära kategoriseerinud ka selliselt, et vastavalt siis sellele, mis teema sul parasjagu õhus on, et siin on erinevad tutvumisharjutused. Just selle fookusega, et kui sulle tuleb tööle meeskonda näiteks uus inimene, kuidas ta teha tuttavaks siis teiste meeskonnaliikmetega läbi sellise võib-olla natukene ka lustliku lähenemise. Siis kui sul on meeskonnas teemaks usalduse tugevdamine, erinevad sellised harjutused, kuidas usaldust tugevdada, erinevad situatsiooniülesanded, no lähtudes sellest, no mida sa ise ka välja tõid, et juhtumi analüüs, et ka siin on see juhis olemas, et kuidas siis neid juhtumi analüüse teha. Ja noh, ma ise pean seda väga heaks selliseks tööriistaks, võib-olla ka rohkem võib-olla alustavale juhile. Et kui sul ei ole seda kogemuste pagasit, kui sul ei ole neid väljakutseid võib-olla elus juhina olnud, kuidas mingite keeruliste olukordadega toime tulla, siis noh, siit saab tegelikult päris palju häid nippe. Ja teine selline tööriist on need samad tugevuste kaardid ja tugevuste kaardid on sul endal olemas. Et kas ja kuidas sa neid kasutanud oled? Mul selline mõte, et mul on kohe arenguvestlused nagu algamas ja teadupärast inimestel on ennast väga keeruline nagu hinnata ja veel vähem kiita. Et minu jaoks selline suurepärane vahend andagi töötajatele võimalus nende kaartide abil siis leida üles oma tugevused, et ja siis seeläbi siis see enese analüüs teha. Jah, kindlasti võtan või võtan nad sinna kasutusse. Ja, et noh, me kõik teame, et sotsiaalvaldkonnas tihtipeale spetsialist võib-olla unustab ära iseennast, on ju, ja noh, see, mis sa ka ise välja ütlesid, et arenguvestlustel, et hoidagi fookus sellele, et meil tegelikult on endas väga palju ressurssi, meil on tohutud tugevused, no tihtipeale me ise ei märka neid tugevusi ja neid tugevusi märkavad võib-olla meie meeskonna liikmed, meie juht, aga et ka ise märgata ja teadvustada endale, et vau, et minu tugevus on tegelikult, ma ei tea, võib-olla väga hea aja juhtimine, on ju, ja seda on ka teised märganud, aga jah, kuidagi oleme väga tagasihoidlikud sotsiaalvaldkonnas. Ja vaata, võib-olla ei tule need õiged sõnad meelde ka, aga siin selles kaardipakis on see valik nii suur, et no, kindlasti leiad sa siit oma noh, ma ei tea, 10 tugevust, on ju, et jah. Väga hea. Mõtlen, ma küsin siia lõppu veel sellise huvitava küsimuse, et kui sa saaksid anda ühe soovituse alustavale sotsiaalvaldkonna spetsialistile, mis puudutab võib-olla meeskonnatööd, siis mis see oleks? See, et kui sa alustad ja tuled meeskonda, et
et ole selle meeskonna osa, ole sina ise seal meeskonnas, aga ära jah teisi enda ümber nagu unusta, et hästi oluline on see, et kuuluda kuskile, et mitte jääda üksi. Väga ilus mõte ja tegelikult teised meeskonnaliikmed samamoodi saavad toetada seda inimest, kes siis tööle on tulnud just ja juht saab luua selle turvalise ja usaldust toetava keskkonna. Aga küsikski siia lõppu kohe sellise natukene võib-olla intrigeeriva küsimuse, et mis on sinu jaoks olnud kõige suurem õppetund, mis sa võtad kaasa oma meeskonna juhtimise teekonnalt või meeskonnas olemise teekonnalt? Lühidalt tark ei torma. Et tihti ma olen selline tegutseja ja tihti ma ilmselt tegutsen enne kui mõtlen, ja alati ja kui ma nagu eeldan, et see minu sellised mõtted ja selline teeme ja oleme nagu, et kõik tulevad minuga kaasa. See ei pruugi nii alati olla, et inimesed on erinevad ja inimeste liikumiskiirus on erinev, et võib-olla jah see, et teinekord see minu liigne tormakus ei ole olnud väga hea. Tark ei torma. Okei. Igal juhul ma väga tänan, et sa tulid ja rääkisid minuga natukene meeskonna tööteemadel. Hästi oluline teema ja tänan ka kõiki, kes meid kuulasid ja vaatasid. Nii et põnevat avastamist. Aitäh!